Tere, mina olen Karl Robert ja kuni Euroopa päevani, kuni 9. maini loen ma Euroopa muinasjutte. Täna alustan Austria muinasjutuga. Austria pealinn on Viin. Kui mõni teist veel ei tea, kus Austria asub, siis vaadake kindlasti järele. Aga siit üks tore muinasjutuke. Veskike, veskike, jahvata. Elas kord naine, kelle poeg oli juba hulk aastaid võõrsil viibinud. Ema igatses väga poja järele. Ta polnud kuigi jõukas ning elas üksinda väikeses majakeses, mis oleks juba hädasti kohendamist vajanud. Iga kord, kui naine vaevaga puid saagis või kaevust vett vinnas, ohkas ta südamest. Oh, kui vaid mu poeg oleks kodus. Ühel õhtul, kui ta istus puhates oma majakese ees pingil, avanes aiavärav ja kaua oodatud poeg astuski õue. Kui rõõmus naine nüüd oli, ta ainus laps oli taas temaga ning kogu elu pidi nüüd kindlasti paremuse poole pöörduma. Ka poeg rõõmustas koju jõudmise üle väga, sest nägi, kui väga ema majapidamises abi vajas. Mul on midagi sinu jaoks, emake, ütles poeg ning asetas lauale rätikusse mässitud kompsu. Selle seest tuli välja vanaaegne vända ja sahtlikesega kohviveski. Ema näis pisut üllatunud olevat. Miks sa selle mulle tõid? Minu vana kohviveski töötab veel küllaltki hästi. Varsti näed, vastas poeg, aga kõigepealt keedame kohvi. Mul on kõht tühi. Kohvi me võime ju keeta, aga kaerakukleid ja moosisaiu pole kusagilt võtta. Pagaripood on juba suletud. Ära muretse, ema, vastas poeg. Keeda kohvi ja jäta kõik muu minu hooleks. Naine läkski kööki ja tuli peagi tagasi kuuma kohvikannuga. Seejärel tõmbas poeg aknale kardinad ette ning jälgis, et kuskile ei jääks väiksematki pilu. Kui kohv oli tassidesse valatud, hakkas poeg vana kohviveski vänta keerutama ja ise lausus. Veskike, veskike jahvata, saia ja leiba ja sepikut ka. Kohe avanes kohviveski sahtlike ja sealt hakkas välja pudenema värskeid leivakesi, ahjusooje kukleid, suhkrukringleid, krõbedaid saiakesi, küpsiseid, pirukaid, kooke ja keekse. Kogu tuba täitus mõnusa küpsetamislõhnaga. Kui laual oli juba küllalt toitu, hüüdis poeg kohviveskile. Veskike, veskike, peatu nüüd, kuni me palume midagi muud. Kohe lõpetas kohviveski töötamise ja sahtlike vajus klõpsti kinni. Naine plaksutas üllatusest ja heameelest käsi ning tundis imeasja vastu suurt uudishimu. Poeg aga palus teda tungivalt, et ema ei räägiks kohviveskist kellelegi, sest muidu kaob see igaveseks. Emal polnud seda raske lubada. Ta jäi endiselt töökaks ja inimeste vastu sõbralikuks, ei kippunud uhkustama ega kiitlema. Tänu kohviveskile tuli nende majja tagasihoidlik jõukus ja nad ei pidanud tuleviku pärast ülearu muretsema. Arvatavasti oleksid nad elanud palju aastaid vaikselt ja õnnelikult, kui poleks olnud üht pahatahtlikku viljakaupmeest, nende naabrit. Too oli seda sorti inimene, kes kohe toppis oma nina igale poole selle asemel, et oma asjadega tegeleda. Nii märkas ta peagi, et naabrinaine ja tolle poeg annavad heldelt toitu vaestele. Kuna ta oli oma südames kade, see naabrimees, ja saamahimuline, tahtis ta teada, kust kogu see jõukus tuleb. Nii hakkaski ta õhtuti ema ja poja majakese ümber luusima. Ükskord leidis ta kardinate vahelt väikese pilu ning nägi, kuidas poeg kohviveski tööle pani.
Otsekohe lõi tema kade süda kipitama ja ta sepitses plaani, kuidas imeveski abil oma viljaäri veel suurendada. Näiliselt heatahtlikult kutsus ta ema ja poja järgmisel päeval külla, kuid pani nad saabudes luku taha. Seejärel jooksis ta naabermajja, haaras veski kaenlasse ning tassis selle oma kööki. Seejärel lausus ta sõnad, mida oli eelmisel õhtul pealt kuulnud. Veskike jahvata, nisu ja rukkist ja kaera ka. Kohviveski kuulas sõna. Tema sahtlike avanes ja sealt hakkas voolama viljaterade kuldne ojake. Kadeda mehe silmad lõid särama. Oma kujutluses nägi ta ennast juba pururikkana. Usinalt asus ta vilja kottidesse kühveldama. Veskike muudkui jahvatas ja jahvatas. Ahne viljakaupmees aga töötas kogu jõust. Kuid sellest hoolimata hakkasid viljaterad varsti laua pealt maha pudenema. Mees oleks hea meelega puhata tahtnud, kuid ei teadnud, kuidas kohviveskit peatada, sest neid sõnu polnud ta naabrite akna taga luurates kuulnud. Ta hüüdis veskile uuesti. Veskike jahvata, nisu ja rukkist ja kaera ka, arvates, et see paneb veski seisma. Kuid selle asemel sai kohviveski ainult hoogu juurde. Juba kattis põrandat kuldse viljakiht, millesse ahne kaupmees jalgupidi sisse vajus. Esialgu ulatus vili talle põlvedeni, siis vööni ja siis juba kaelani. Hirmunud mees ei osanud teha muud kui ikka ja jälle samu sõnu korrata. Need aga panid kohviveski aina innukamalt tööle. Viimaks oli terve köök laeni viljateri täis ja kuri kaupmees lämbus nende sisse. Selleks ajaks olid naabrid märganud, et viljakaupmehe majas peab midagi viltu olema. Nad jooksid kohale ning vabastasid ema ja poja luku tagant. Poeg nägi üksikuid viljateri juba aknapragudest välja pressimas ja taipas kohe, mis on vahepeal juhtunud. Ta hüüdis. Veskike peatu nüüd, kuni me palume midagi muud. Kohviveski peatus otsekohe. Kui naabrid olid ühisel jõul viljakottidesse kühveldanud, leidsid nad köögist lämbunud kaupmehe. Kuid kohviveskit polnud enam kusagil. Poeg oli ju võlusõnad lausunud teiste inimeste juuresolekul. Ema ja poeg ei kurvastanud selle üle. Nad olid juba varem veski andidest küllalt kõrvale pannud, et nüüd terve ülejäänud elu rahulikult ära elada. Selline sai siis tänane muinasjutt Austriast. Vaatame, mis homne toob. Aida!